Tere, te kuulete Eesti Kindlustusühistu 1 podcasti ja täna räägib meiega Jaanus Aun. Tere, Jaanus. Tere. Jaanus, sina oled juhtinud viimased 13 aastat Eesti Erametsakeskust ja nüüd oled värskelt asunud Erametsaliidu tegevjuhiks. Jaa, täpselt nii. Ja lisaks sellele oled sa ka Kindlustusühistu 1 kaasasutaja. Ja ikka, kui see mõtte lauale pandi mõned aastad tagasi, siis ega ma tegelikult väga kaua ei kaalunudki, et kampa lüüa. Ja mis sinu mõtlemine oli seal liitumisel, et miks sa liitusid? Ja, ma arvan, et siin oli tegelikult kaks osa. Et üks oli seotud selle valdkonnaga, kus ma tulen ja kus ma tegutsen, ehk erametsandus. Et meil kindlustustooteid metsaomanikele suunatud, mingil kujul on olemas ka. Mõni selts on siin pakkunud, aga kui metsaomanikega rääkida, siis ega nad väga rahul pole olnud või väga innukad kindlustuskaitseostjad pole olnud. Aga samas seda kurtmist erametsaomanike poolt, et metsakultuuri on ulukid ära söönud või põud ära võtnud või mis iganes, et seda kurtmist ikkagi on omajagu ja kui siis Tarmo Lääne tuli selle mõttega, et kuulge, aga teeme koos, teeme nende sektori esindajatega, kes tunnetavad, et praegused kindlustuslahendused neid lõpuni välja ei aita. Et prooviks siis pingutada ühiselt koos ja äkki jõuame siis lahendusteni, mis on erinevate spetsiifilistele sektoritele vajalik, sealhulgas erametsandusele vajalik. Et see oli see metsanduslik liin. Ja teine asi, et teeme oma kodumaist asja ja teeme koos, et tegelikult Eesti inimestel oleks täiendavalt üks võimalus tegelikult, mida saaks kasutada ka investeerimisinstrumendina, et olla ise liikmeks kindlustusühistus ja saada kasu siis mõistlikel tingimustel kindlustustoote ostmisest, aga kui õnnestub kasumit teenida, siis tegelikult ka sellest osa saada. Ja kindlustustegevus ju tervikuna on ju kasumis ja praegu üsna suures osas see kasum voolab Eestist välja. Et loomulikult me oleme vabas, avatud, turumajanduslikus ühiskonnas, hästi normaalne, et välisettevõtted siin tegutsevad ja siin ei pea mingi klassiviha pidama nende vastu. Ja mingil juhul ei tohi öelda, et nüüd keelame nad ära, eks ole, et väga hea, aga et proovime ise oma asja ka teha. Et ma saan aru, et see Eestis mõnevõrra on see raske, sest turul on juba tugevad ja professionaalsed tegijad ees. Aga kui niimoodi üheskoos ja sammult ja visatööga proovida, äkki tulebki välja ja saame sellest kindlustusvaldkonna liikuvast kasumist ka mingi osa Eesti inimestele jätta. Eks seda on ju ka enne nähtud, et kui turule tuleb uus tegija, kes suudab kvaliteetsemalt klientide vajadusi täita, siis ka turuosad ei ole stabiilsed. Ega need ju riiklikult määratletud pole, et tuleb ise tuleb tubli olla. Aga suures plaanis siis ma saan aru, et sind ühelt poolt tõmbas see lahendame koos eri valdkondade esindajatega ühe olulise probleemi kindlustusturul ja teiseks tekitame siis Eesti kasvavale investorkogukonnale veel ühe võimaluse, kuidas tulu teenida. Ja ikka, Aga me saame varsti rääkida täpsemalt metsaomanike kindlustusvajadustest ja sellest, milline see kindlustus võiks olla. Aga enne seda räägiks natukene Erametsaliidust, mis osadele meie kuulajatele on kindlasti juba väga tuttav ja teistele vähem. Mis eesmärkidel Erametsaliit tegeleb ja millega ta tegeleb? Jaa, Erametsaliit on metsaomanike huvide kaitseorganisatsioon. Mida see tähendab? See tähendab seda, et tegelikult meie soov on, et metsaomaniku otsustusõigus oma metsaomandi kasutamisel oleks võimalikult ulatuslik. Loomulikult me saame aru, kuskil on piirid ees, see on nagu selge, aga et teha neid metsakasvatuslikke otsuseid ikkagi oma soovist lähtuvalt, et see peaks prevaleerima. Et see on ju hästi üldjoontes ja eks siis erinevad teemad, mis metsaomanikke puudutavad, olgu need siis ennekõike omandiriivega seotud küsimused, seadusandlusest tulenevad metsakasutuspiirangud, looduskaitselised piirangud on praegu väga tugevalt laual, jahindustemaatika, aga ka näiteks maksusüsteem
või toetused Euroopa Liidu järgmisel finantsperioodil, et kas ja mida erametsaomanike metsakasvatuse juures ka toetada. Et selline pakett teemasid, mis meil igapäevaselt laual on. Ehk siis selline koos tegutsemine, et ühelt poolt täita ühiseid eesmärke ja teiselt poolt, et iga üksik siis metsaomanik saaks võimalikult hästi oma metsaomandit hallata, siis on teil veres. Ja, et see organisatsiooni mudel on selline, et meie liikmeteks on kohalikud metsaühistud. Metsaomanikud ise kuuluvad metsaühistutesse. Metsaühistu on see, kes aitab tegelikult metsaomanikel tema metsa majandada, aga et just need näiteks seadusandluse tasandil huvid oleksid kaitstud, selleks siis metsaühistud on loonud Eesti Erametsaliidu ja meie siis teeme lobiga sellisel poliitilisel tasandil. Et kui siin nagu näiteid tuua, et 1,5 aastat tagasi muudeti tulumaksuseadust, mis annab iga aasta metsaomanikule võimaluse 5000 € ulatuses müüa maksuvabalt metsamaterjali või kasvava metsa raieõigust. Ja kuna seda on võimalik 3 aasta jooksul kasutada, siis tegelikult rohkem kui 5000 € ulatuses on see maksuvabastus. Ega see ei tulnud poliitikute kingitusena, see polnud nende välja mõeldud, et see oli meie välja mõeldud ja meie välja võideldud ja tore, et osa poliitikuid lõpuks nõustus sellega. Või hiljutine rõõmusõnum tuli meile ka selles osas, et lõpuks ometi hakatakse järgmisest aastast hüvitama, läheb küll väga spetsiifiliseks, aga selliste looduskaitseliste metsade piirangute kulu nagu piiranguvööndite metsad, ehk kus omanik mingeid tegevusi võib teha, aga paljud tegevused on keelatud looduskaitselistel põhjustel kogu ühiskonna huvides, et miks siis eraomanik peab seda piirangut üksi taluma, meil ei olnud hüvitist, mitmed aastad räägitud, vaja ja nüüd lõpuks tuli ära ka, et jällegi see, et kui seda huvide kaitset ei oleks, siis ei tehtaks selliseid otsuseid. Need sa pead ise oma asja eest seisma. Ja paistab, et need edulood on tõestuseks sellele, et vahepeal üksi ei olegi võimalik suurt olukorda lahendada, et sul ongi vaja ühist huvidega inimestel on vaja tulla kokku ja teha koostööd. Ja ma arvan, et me võib-olla ühiskonnana hakkame äkki ikkagi liikuma tasapisi sellest väga individualistliku mõttelaadiga ühiskonnast ikkagi rohkem sinna koos tegutsemise suunas. Et ma mõtlen ka praegu, ma saan näiteks kirju mõnelt üksik metsaomanikult, kes ütleb, mul on see probleem, aga kas teie saaksite pöörduda, kas teie saaksite selle kas siis poliitikuni edasi viia või siin mõne riigiasutuse juhtideni edasi viia, et teil on ju palju rohkem kaalu võrreldes sellega, kui nüüd see Ants Metsakülast kirjutab ministrile. Et eks ta niiviisi on, et kui nagu ajast tagasi minna ja vaadata seda metsaomanike koostöö kujunemise lugu, siis tegelikult kuna need metsaühistud olid ju olemas Põhjamaades ja Kesk-Euroopas ja aastakümneid tegutsenud, siis prooviti Eestis ka kohe pärast seda, kui maareform oli kuskile maale jõudnud ja erametsad taas tekkinud. Aga alguses need ühistud väga hästi ikkagi käima ei läinud, olud olid vähe teised, et inimesed ei tulnud hästi kaasa, et kolhoosi korrast oleme tulnud, nüüd hakka jälle ühiselt tegema, siis igaüks tahtis ise peremees olla, ise otsustada, ise oma asja ajada. Ja me tasapisi oleme kasvanud ja küpsenud, kus ühiskonnas hakatakse neid, koos tegemise vaim on tugevnenud. Nii metsanduses, ma arvan, teistes sfäärides, aga miks mitte ka kindlustustegevuses. Ja see tähendab, et see olukord on muutumas, et mitte ainult, et mina teen või teie tehke, aga et tule punti ja teeme koos. Ja siin on kindlustusühistu üks puhul sellist võrdlusmomenti, et kus on võimalik kas vaadata kindlustusturgu ja küsida, et mis ma siis üksi saaks paremini teha või siis öelda, et keegi teine võiks teha ja nüüd on siis kindlustusühistu lahendus, et tuleme kokku ja teeme meie. Tuleme kokku, teeme meie ja inimestel on vaja praktilisi lahendusi, praktikas toimivaid lahendusi, mis neid päriselt ka aitavad. Et jälle ma viin mõtted sinna metsaühistute süsteemi arengu juurde, et kui 90-ndad hästi ei läinud käima, siis selle sajandi alguses nagu teine laine meil prooviti neid asutada ja mittetulundusühingutena ja sellise sotsiaalse ühistegevuse
toimetajatena, et noh, teeme õppepäevi, tuleme vahel kokku, räägime metsajuttu, anname, ekspert tuleb, annab nõu saalitäiele, metsaomanikele, ka hea asi, aga sealt edasi oli järgmist sammu vaja ja tegelikult hakkasid ikkagi liikmeid tulema ühistutesse juurde oluliselt rohkem pärast seda, kui nad hakkasid saama, metsaomanikud hakkasid saama metsaühistutest praktilist abi metsamajandamisel. Mul on vaja taimi, metsataimi kevadel istutada, 2000 taime, ma olen väike taimeostja, eriti olukorras, kus Eestis taimi ei jätku, peaksid minema Leetu või Lätti neid ise tooma või oma väikest kogust. Keeruline taimle jaoks, me ei ole mingi partner ka oma pisikese koguse, aga paneme ühes piirkonnas metsaomanike soovid kokku, saame suure koguse ja toob ühistu need taimed kohale maikuu alguses või aprillikuu lõpus, ütleb aja, mil taimed tulevad, saavad omanikud oma taimed kätte koos tegutsemise kaudu. Praktilised lahendused. Puidu müügil sama asi. Väikesed kogused, raiud metsast, ei ole sa tööstusele tõsine partner, paneme need väiksemad kogused kokku, loome mastaabi efekti ja saame majandusliku tulemuse ka. Nii et kui küsida, et miks siis üldse metsaühistud on loodud ja mida metsaomanikud sealt saavad, siis eelkõige need samad praktilised kasud, see info sealt õppepäevadelt, see mastaabi efekt, et koos on võimalik olukorda muuta, olgu ta kas riigi tasandil või siis läbirääkimistes rohkem kaalu omada. Kas sa saaksid seal veel tuua näiteid, et kuidas see koos tegutsemine on metsaomanike huvisid toetanud? Jaa, et seal võib tegelikult praktikas minna väga niimoodi hästi konkreetsete näidete tasandile, kus tegelikult on vaja näiteks kraavid või metsateed. Kraavide puhul läheb ta läbi erinevate maaomanike maade. Pole midagi teha, kõik peavad koos tegema. Need ei ole lihtsad juhtumid tihtipeale praktikas, sest mõni omanik seal võib öelda, aga mina ei taha. Aga siiski, et need on sellised kohad, kus tegelikult ilma koostööta ei saagi, et see on nagu suisa vältimatu. Ja on näha sellest kasvavast huvist ja kasvavast koostööst, et seda peetakse väärtuseks. No ikka, meil on tegelikult on ju metsaühistute liikmete arv on olnud pidevas kasvus, et iga aasta tegelikult on see liikmete arv ülespoole läinud ja kui me vaatame, mis nagu metsas aset leiab, et siin on muidugi nüüd palju ka riiklikud toetused aidanud ja üldine siuke mentaliteedi muutus, aga metsakasvatusse, kui palju on hakanud erametsaomanikud rohkem panustama. Hooldusraiete tegemine, aga ka lageraiete järel metsa uuendamine ja pärast selle uuendatud metsakultuuri või rajatud metsakultuuri hooldamine, et neid asju, see metsakasvatustöö on ikka erametsades viimase circa 10 aasta jooksul oluliselt rohkem käima läinud, kui ta varasemalt oli. Ehk siis see praktiline kasu ja see koostööst tulenev siis kasu on tekitanud kõrvale ka seda suurenevat vastutust, et kui nähakse, et on võimalik koos midagi parandada, siis ka võetakse aktiivsem roll, et seda teha ja et sellest koostööst on kasu inimestele, metsaomanikele, aga ka metsale, et saame tegelikult metsa paremini kasvama, saame tervemad, tugevamad metsad tulevikus. Siin jällegi tõmmates analoogiat siis kindlustusühistu ühega, et samamoodi kui piisav hulk inimesi tuleb kokku ja tegutseb, siis omandatakse see võim midagi muuta, pakkuda mingit kindlustustoodet ja võtta ka suurem vastutus, et seda olukorda paremaks teha ja kui metsaühistud on paremad metsale, siis mine tea, kindlustusühistu võib olla parem kindlustusturule, samamoodi nagu võib öelda, et näiteks Tuleva on olnud parem pensioniturule ja toetanud siis seda, et pensionikliendid saavad parema hinnaga paremaid tooteid. Ja ikka, aga konkurents toob ju ikka head, et kui on tublisid tegijaid rohkem, siis on see turule, ma arvan, on see kasulikum ja turuosalistele kasulik, nendele tarbijatele kasulikum. Aga eks arvestada tuleb seda, et iga algus on raske, et nii ei ole, et tuleme kokku, peame koos plaani, teeme mingi formaalse organisatsiooni valmis ja naksti lähebki käima ja ongi nii, et meil on kohe need praktikas hästi toimivad lahendused võtta. Et seda metsaühistute arenguteed ma olen ju vaadanud siin üle 15 aasta juba,
et noh, mingil hetkel võivad arenguteed üsna niimoodi visalt kulgeda. Aga kui on pühendunud inimesed ja piisav kriitiline mass, kes asjaga kaasa tuleb, siis saab asja küll. Ja kui ühel käel on siis areng, mis ei ole alati sama kiire ja on raske ja teisel pool on olukord, kus ei olegi võimalik midagi muuta, siis tundub, et see esimene on ikkagi eelistatud, võtaks selle, eks ju. Aga tuleme siit metsaühistute juurest ja vaatame konkreetsemalt metsaomanike kindlustusvajadusi. Et millised on täna metsaomanike kindlustusvajadused ja sa võid muidugi võrrelda seda, sa enne meie vestlust mainisid, et millised olid mõned 10 aastat tagasi. Just, et ma mäletan jah, et see kindlustuse teema, eks see tuli niimoodi juba 90. lõpus oli ta tegelikult laual, et aeg-ajalt käis läbi, et metsaomanikud tundsid ka siis muret, et sain nüüd maareformi käigus metsa tagasi, ise elan kaugel ka, mis seal metsas juhtuda võib. Ja toona muidugi küsiti, et kuidas metsa varguste vastu saaks kindlustada. No ja minu teada küll ükski kindlustusandja sellist asja ei pakkunud tol ajal. Aga see oli võib-olla suurim mure metsaomanike poolt, et lähen ühel päeval metsa vaatama ja palgipuude asemel on kännud järgi. Ja kindlustusseltsid toona ütlesid, et mina ise selle valdkonna ekspert pole, aga nad toona selgitasid, et edasi kindlustust polegi võimalik saada, et suures Euroopas saada aru, et kus see võimalik on, et mingisugune kasvab metsa, keegi läheb varastab võõra metsa ära. Et sellest problemaatikast oleme tänapäevaks üle saanud, et ei ole metsavargusi. No ma ei tea, siin-seal keegi, võib-olla pigem on see mingi piirid aetakse segi või võivad olla võib-olla inetuid pettuse juhtumeid, aga keegi teeb kehva lepingu ja raiutakse rohkem, kui metsaomanik ootas, et selliseid kahjuks selliseid asju on olemas, aga selliseid lausvargusi ei ole tänapäeval enam. Ja siis on see varguste teema on niimoodi maha kukkunud laualt, et jälle ühiskonna arengu tulemusena hoopis. Aga see, mis ma enne rääkisin ju, et metsakasvatus on läinud palju popimaks. Et uuendame uut metsa ja siis tuleb see metsauendust hooldada ja siis ta läheb sellise noore metsa ikka ja siis on sama valgustusraiet teha ja pärast harvendusraiet ja nii edasi. Et metsaomanikul on see kulu, kui ta rajab uue metsa. Tõsi, seal võib saada mingi osa kaetud riigitoetusega, igal juhul on seal oma raha mängus ja oma töö ja vaev ja kõik su ohud varitsevad, et ulukid, keda on meil metsades päris hästi, et nemad on siin erinevatele metsakultuuridele ohtlikud, eriti männile, aga ka teised ohud, et põud näiteks, mis võib täiesti kahjustada. Või kui mets on, siin on jah erinevaid, et lati metsaealine, siis kuusikutes põdrakahjud võivad tulla, kui jälle ulukitele mõelda, aga klassikalised sellised kahjud, mida me teame nagu torm ja tuli. Et tulekahjusid õnneks on vähe olnud, et praegu 3 korda üle vasakule sülitame. Viimane suvi, mis oli ka põuane, aga ütleme nii, et vedas enne, kui asi päris hulluks läks, hakkas sadama ja inimeste käitumine on paremaks läinud, et need, kes metsas käivad, et palju vähem, ma mõtlen niimoodi inimesed, kes ei ole metsaomanikud, aga kes käivad metsas jalutamas ja väga tore, et käivad, aga et vastutustunnet ei minda rumalalt kuival perioodil lõket tegema või ei visata pudelit metsa alla, mille killust võib süttida, et nii, et suuri metsatulekahjusid õnneks ei ole olnud, et mõned põlengud siin-seal. Aga torm, see, mida me tegelikult ei tea ja mõned aastad tagasi Lõuna-Eestis väga suured tormikahjustused, et võib-olla 10, kui mitte 100 hektarite kaupa või võiks ole metsa pikali olla, sul on küps mets läinud, jah, sa saad mingisuguse raha sealt, sa töötad selle tormikahjustatud puidu üles, aga puudes on pikilõhet, palgiks suur osa sellest ei sobi, ostetakse paberipuuna, küttepuuna, mille eest makstakse turul oluliselt vähem. Et kõik sellised kahjud metsaomanikule, siis tuleb uut metsa hakata rajama, et sellistel puhkudel võiks kindlustusele mõelda. Need tormi ja tulekindlustused, neid on siin turul olnud ka, aga just, et kui me vaatame selle noore metsa kindlustamise peale, istutatud metsa kindlustamise peale, et siin on senised kindlustusandjad väga passiivsed olnud, et mõni on mõelnud natuke mõelnud, aga ma ei tea, väga sellist laialt levinud toodeteni igal juhul jõutud ei ole.
sellise lahenduseni, mis tänase metsaomaniku vajadust praktikas täidaks. Ja just, et möönan, see ongi keeruline, tuleb tegelikult koos läbi mõelda, et mis need juhtumid on ja kui suur see ulatus, kahju ulatus metsas on, et millal siis kindlustus appi tuleb mõelda, mis on täpselt see kahjude hindamise metoodika, et siin on tegelikult lisaks kindlustusturu ekspert ja siin peavad metsandusvaldkonna eksperdid ka kaasas olema, et aga kui oleks tahe selle tootega tegeleda, no siis peaks nagu tugevalt pingutama ja vaatama, et no äkki õnnestubki. Ja tänane olukord on see, et kui sa oled metsaomanik, kes on teinud investeeringud oma metsa, siis tegelikult on väga mitmeid erinevaid riske, nagu sa välja tõid, nii torm või tuli või õnneks siis üha vähem siis inimeste tegevus, aga on riske, mida sa ei saa lõpuni ära maandada ja kontrollida, et neid ei juhtuks ja selles olukorras sa tahaksid, et see investeering sul ja tehtud vaev oleks kaitstud. Absoluutselt, ma tegelikult ühe suure kahjustaja unustasin ära, et kes meil metsas ka agaralt toimetab, et kuusekoore ürask. Ürask on ka tegutsemas meil, et õnneks ei ole meil sellised nii laastavaid metsakahjustusi olnud, nagu siin mõni aasta tagasi Kesk-Euroopas, Tšehhis, Saksamaal, Poolas, et on nii palju hästi läinud, aga üraski kahjukolded on praegu olemas juba, et niikuinii ta on kogu aeg olnud, aga seoses ka kliimamuutustega, et pigem on see üraski kahju kasvav ajas, et ka üks risk, mille vastu tegelikult tasuks kindlustamise mõelda. Et jaa, neid riski on ja sa tahad, et su vara säiliks, kui ta ei säili, siis muidugi metsaomanik ise võtab ette, et siin üraski vastu on võimalik feromonpüüniseid kasutada, ulukite vastu siin noori kultuure, metsakultuure pritsitakse, siin erinevad vahendid on, millega pritsitakse ja on teisi võtteid veel, aga jah, et lõpuni ei pruugi sa suuta kõike ära hoida. Ja nagu mõelda nagu selles vaates, et äkki metsaomanik, et ta nüüd rajas metsakultuuri ja lööbki käega, et küll kindlustus kinni maksab. Ma arvan, et seda riski ka ei ole, et tegelikult sa ei taha hüvitist saada. Sa tahad saada, et mets kasvaks, et sa saaksid uue metsa. Ja kui siis ikkagi ei saa seda uut metsa, ulatuslik põud näiteks, ei läheb see istutus nii-öelda aia taha. No siis hüvitis on see, mis teatud kompensatsiooni annab sulle. Aga kindlustusega rikkaks ei saa kindlustusjuhtumiga. Ei, ma arvan mitte ja eks meil on ju see metsaomanike ring on nii-öelda ka läbi käinud, et väga palju metsaomandeid müüdud ja on paljuski on need omandid jõudnud ikkagi selliste metsaomanike kätte, kes pikas vaates ennast metsaomanikuna näevadki. Et nagu ma ütlesin, et tema tahab kvaliteetset metsa, et nad ongi metsakasvatajad ja nad tahavad, et kasvaks korralik mets sealt. Mitte, et istutan ühel aastal, saan kindlustusest hüvitis, istutan järgi kevadel jälle saan hüvitis. Ei, see ei ole see teema, see ei ole see, mida tahetakse. Aga pigem on see, et läks näiteks metsakultuur metsaomanikuks mitte sõltuval põhjusel aia taha, saan hüvitise, see ei kata ka niikuinii, eks ole, 100% neid kulusid, aga saan kas või seda raha kasutada, et järgmisel aastal uuesti proovida. Ehk siis metsaomanike jaoks, eriti täna, nad võtavad oma metsa tõsiselt, nad hoolivad sellest rohkem, kui nad ei näe selles ainult euromärki, eriti mitte kiiret euromärki ja see, mida nad soovivad, ei ole mingisuguse kindlustusjuhtumi ja rikastumine, vaid meelerahu oma investeeringu ja tehtud töö kaitseks. Jah, võib sellisel moel väljendada küll, jah. Aga kui mõelda nüüd, et milline võiks olla see kindlustustoode, mis ma saan aru, et eriti noore metsa ja muus osas ei ole täna täidetud, et mis oleks metsaomanike ootused sellisele kindlustusele? Kõigepealt, et see toode oleks olemas ja et oleks toimiv toode või eks niikuinii tahaks, et oleks hästi odav ja siis hästi hea. Hea küll, aga mõistame, et odavalt nullhinnaga ei saa, eks ole, et maksma peab ka. Ta oleks mõistlik kulu, ütleme nii, ma ei ütle numbrit, mis ta olla võiks. Aga ikkagi see, et kui siis päriselt ka juhtub metsas midagi, et siis ei hakkaks mingisugune hirmus nokkimine pihta, et me leiame need võimalused, kuidas mitte maksta hüvitist. Ma arvan, et ootus on väga suur selles osas ja on olnud skepsist metsaomanikules ja päris laialdaselt, et aga kui midagi metsas juhtub,
et ju ikka leitakse midagi, et hüvitist mitte maksta, et kas ei ole piisav arv taimi kahjustunud või leitakse, et sa äkki ise pole midagi teinud, äkki istutasid natukene liiga hilja, jäid taimed põua kätte või ei tõrjunud ulukit piisavalt või mida iganes, et noh, selliseid hirme on jah, et äkki siis ei maksta välja, et olete maksnud oma kindlustusmakseid järjepidevalt ja siis, kui sinul on lõpuks seda kindlustust vaja, siis leitakse mingi vabandus ja sul ikkagi seda meelerahu ei ole. Just, et noh, seda nagu murekohta tuuakse välja ja see on toonud selle skepsise ka natuke kaasa Metsaameti kuules, et no vaatame, et kas ikka see kindlustusasi, et kas ikka päriselt ka mind hakkab aitama või nagu üks metsaomanik ütles, et vaja on ikkagi vihmavarju, mitte sõela. Aga kui me vaatame, selles mõttes võiks ju toimida, et jälle see, et me ei leiuta mingisugust, hakanud siin jalgratta leiutamisega pihta, eks ole, või et on olemas Soome metsadest, mul täpselt statistikat praegu pole, aga väidetud üle poole erametsadest on kindlustatud, et see näitab, et toimib. Rootsis mujal samamoodi, et on olemas täitsa ja toimib, et kasutatakse. See tähendab seda, et on kasutuskõlbulik toode on olemas. Ja nüüd on lihtsalt küsimus, et kas Eesti metsaomanikud saavad võimaluse ka sellist toodet kasutada või mitte? Jah, ma tahan öelda siin, et seda igaks juhuks ka korrektsuse nimel tuleb mainida, et mõnel kindlustusseltsil on olemas nagu mingil kujul ja ma tean, mõni on proovinud ka natukene edasi arendada, aga mitte väga kaugele, et ma ei tea, mis on seal see kindlustuslepingute portfellide suurus, aga tõenäoliselt mitte väga suur, aga et mõni selts on seda natuke, mingis osas pakub seda ka turul, et ta nüüd päris null kohta ei ole, et ta on päris puuduks, aga eriti just, mis puudutab seal näiteks rajatud metsakultuuride kindlustamist ja kas seal kõik riskid alati hõlmatud on, et see on nagu küsitav. Ehk siis on täna pakkujaid, kes annavad oma parima, aga ei saaks öelda, et metsaomanike vajadused kindlustuses oleks täielikult kaetud. Jaa, et muidu me seda teemat ei peaks nagu rääkima praegu, et tegelikult on, ma arvan, et see on, ma ei tea protsentuaalselt, aga ma arvan, see on pigem üliväike osa, mis praegu erametsades kindlustatud on. Aga ma tuleks tagasi ühe mõtte juurde, mis sa enne mainisid, et mõnede metsaomanike väljendatud kartus, et teen oma kindlustusmaksed, aga saan vihmavarju asemel sõela. Et kas seal võib aidata kaasa selle probleemi lahendamisele, kui see kindlustustoode on koos nendega välja arendatud, ehk siis just selline ühistulises olukorras, kus, nagu sa mainisid, eks metsakindlustust on keeruline teha ilma metsandusekspertideta ja sina ja teised metsanduseksperdid saavad seal toetada, et need tooted päriselt oleks see vihmavari. Kas sellisel juhul sa usud, et on võimalik leida sellist lahendust, mis oleks aus, läbipaistev ja võtaks nende inimeste huvist arvesse? Ma arvan, et siin tõenäoliselt muud teed ei olegi, et tulebki metsandusspetsialistidel koos kindlustusvaldkonna asjatundjatega laua taga istuda ja vaadata need asjad põhjalikult läbi, et mida on realistlik pakkuda, mida saaks pakkuda ja pingutada tegelikult selle nimel, et need tooted tõesti pakkuda saaks ja siin on nii, et ühistegevuse mõte või esimene eesmärk ei ole ju ka sellele organisatsioonile ärikasumi tekitamine, vaid tegelikult oma liikmete vajaduste rahuldamine, et siin see põhimõtteline vahe selliste, me ei taha nagu kriitiline olla, aga seetõttu nii väljendada, aga siiski, et praeguste kindlustusandjatega, et vaadata, mida liikmed tahavad, mis on see kindlustustoode, mida liikmetel on vaja ja selle nimel pingutada. Loomulikult, kui ta on majanduslikult võib selle kindlustusandja põhja viia, et siis ei saa, eks ole, aga tuleb ponnistada ja need võimalused läbi käia. Et seal on vaja leida see tasakaal. Ilmselgelt, kui kõik tulevad kokku, siis see ei saa toimida nii, et ühed saavad väga suured kindlustusväljamaksed ja teiste raha eest, aga samas ei ole eesmärk, et kellegi väheste kätte jääks mingi suur kasum, vaid et ikkagi see raha, mis sisse pannakse, panustatakse nende liikmete kui selle kindlustusvõtjate jaoks võimalikult hea kindlustuse pakkumiseks. Aga kas lisaks sellele sõela ja vihmavarju riskile, kas on mingeid muid riske veel, mis üks metsaomanik võib näha või on maininud seoses näiteks konkreetselt kindlustusühistu üks liitumisega? Ei, mul tegelikult ei tule ette, või need on sellised
kus see mainija on ise ka võtnud asja naljaga pooleks, et kas saaks looduskaitseliste piirangute vastu ära kindlustada, et neid, mida praegu tuleb ja seadusandluse tasandil või ka planeeringute kaudu, et sul on omand küll ja oled sinna panustanud ja siis ühel päeval öeldakse, et aga nüüd on siin mingisugusel hoopis teisel eesmärgil on vajalik sinu tegevus siin piiratud, sa siia enam oodatud ei ole. Et see on niisugune tõsine murekoht metsaomanikele, aga me saame aru, et nüüd see eraõiguslik kindlustusandja sellisel moel nüüd siin ei saa vast appi tulla, et siin on ikkagi riiklikud instrumendid, et sel juhul peab need majandamispiirangud ka hüvitama õiglaselt ja koheselt. Ja seda on ju igasuguse kindlustustoote puhul, et on mingid asjad, et kõige eest ei olegi võimalik kindlustada, aga see, kui kõige eest ei saa, ei tähenda, et ei saaks päris paljude asjadest, mis täna võib-olla ei ole nii hästi võetud. Aga selle looduskaitsega seoses paistab, et metsaomanike jaoks on väga tuttavad küsimused, et kas mul on läbipaistvus sellesse, milline protsess on, mis mõjutab mind, kas mul on võimalik rääkida kaasa? Jaa, nendes looduskaitselistes teemades nüüd nii väga hästi ei ole võimalik kaasa rääkida või kuulatakse ära küll, aga küsimus, et kui palju arvesse võetakse, et Erametsaliidu poolt ka tunnetame vahel, et kui palju meil on mõtet mingeid ettepanekuid teha, kui kogu aeg tagasi lükatakse, et kui me leiame, et mingid piirangud ikkagi kohased ei ole. Et jah, et kindlustusühistu on eraõiguslik ja liikmed ise teevad asja. Liikmed valivad suuna, liikmed valivad fookused, nii edasi. Et siin on kindlasti võimalik ise kaasa rääkida ja otsustada, mis suunas, mis on teemad, millega me tegeleme, kuidas me tegeleme. Et nii ta on, jah. Ja muu hulgas sellesse, et milline võiks olla see mõistlik kindlustustoode, mis tasakaalustab seda vajadust rahaliselt toime tulla ja samas vajadust piisavat meelerahu omada. Just, aga ma ütlen, et kaasatulijad, eks ole, loomulikult peab ise sellist realistlikku meelt ka säilitama, et utoopilisi soove nüüd pole ka võimalik. Kui iganes hästi koostööd teeme, siis pole ka võimalik lahendada, aga lihtsalt see, et saame midagi paremini, kui praegu on. Et katsume niimoodi mõelda. See, et sa saad sammu edasi, on väärtus iseenesest ja ei ole vaja teha täiuslikkusest headuse vaenlast. Nii et kui saab juba alustada ja panustada sellesse, et esimesed kindlustustooted ka metsaomanikele võrreldes juba täna pakutavatega turule tuua, siis ka see ei ole, eks ju, automaatne finiš, vaid algusteekonnal, et kujundada edasi neid kindlustustooteid. Ma kujutan ette, et ka Rootsi ja Soome tänased kindlustustooted ei ole sellised, nagu nad olid alguses. Ja kindlasti mitte ja me oleme sellise tee algfaasis alles, et mõeldes jälle, et Soomed, Rootsad aastakümneid on ka see ühistulist kindlustust neil ju olnud ja me nüüd alles alustame, et kindlasti saame mingisugused arenguetapid on võimalik ju vahele jätta, ei pea ruudulisel paberil hakkama asja ajama, eks ole, kasutame tänapäevased teiste kogemustest ja maksimaalselt tänapäeva infotehnoloogia võimalusi kasutada. Et seda tuleb kindlasti teha, aga jah, ega me niimoodi nipsust valmis asja ei saa, et on ikkagi selline pideva arendamise ja parendamise tee. Nii et on võimalik, me teame, et on võimalik tehakse juba täna hästi, aga lisaks sellele me teame, et on võimalik kasutada erinevaid tehnoloogilisi ja muid arendusi selleks, et mitte lihtsalt jõuda tänasele parimale tasemele, aga liigutada seda ka sammu edasi. Ja kindlasti, et tuleb kõik need võimalused, mis selles tänapäevase maailma tööristakastis on, et need tuleb ära kasutada ja võib-olla siit kindlustusühistu natuke konkurentsieelist ka, et ütleme nii, et kohe minna sinna faasi, et masin teeb rohkem ära ja võib-olla inimesi ei peagi nii palju kaasama, et selliseid variante võiks ära kasutada. Kasutada ka muu hulgas neid teaduslikke uuringuid, mis näitavad, et päris paljude otsuste puhul selline automatiseeritud otsuse tegemine võib isegi anda
parema statistilise tulemuse kui inimeste sellised kaalutlusotsused seal, kus see mõistlik on. Ja mulle inimesed väga meeldivad, aga inimestel on jah see komme, nad teevad vigu. Masin ei ole ka täis, masin võib ka katki minna, aga inimesed teevad jah selliseid puht inimlikke vigu, et kui neid saad ka automatiseerimisprotsessi abil vältida, siis ju väga hästi. See kõlaks tõesti sammune edasi. Kas sul on kindlustuse või metsanduse koostöö osas on veel mingeid teemasid, mida me ei ole katnud, mida sa tahaksid kuulajatega jagada? Ma arvan, et selliseid eriteemasid ei ole, et tähtis, et me ise usuksime sellesse ühise kindlustamise võimalustesse ja need, kes usuvad, kes on asjast huvitatud, et need siis suudaksid ka ise panustada. Ma ei räägi väga sellest rahalisest panustamisest, aga just metsandus spetsiifiliste kindlustustoodete osas, et koos mõelda, millised, et meil oleks lahendused päriselt olemas. Mis ma võtan kaasa sellest vestlusest on, et väljakutseid ühele üksikule inimesele, olgu see metsaomanik vaadates oma metsa või igaüks meist, kes vaataks oma meelerahu ja kindlustusvajadusi, siis on palju olukordi, kus üksi seda olukorda lahendada, kuidagi turgu muuta on keeruline, aga kui tulevad kokku erinevate valdkondade inimesed, kindlustusspetsid, metsandusspetsid, tehnoloogia eksperdid, siis selle koostööga on võimalik luua midagi rohkemat, kui on täna. Ja, nii see sünergia ju tekib ja nii peakski tegema, et tuleks sellest individualistlikust ühiskonnamudelist võimalikult välja ja katsuks pigem asju koos teha, et kuidas Eestimaal olekski kõigil parem elada. Aga selge, aitäh sulle, Jaanus, tänase vestluse eest ja kuulajate veel kord, et meiega täna rääkis Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun. Mina olen Lauri Kriisa, kindlustusühistu üks liige ja argumenteerimisettevõtte Speaksmart moderaator. Aitäh ja kuulamiseni. Aitäh.